ei tea, kas kohtunik Mikko Pupart minu ülekannet siit saalaja kõrvaklapist ka kuulab, igatahes täpselt minu jutu lõpetuseks ka siin see kohtumise avavile anti, nii et jätkab Tõõmovile. Tõõmovilt hea sööt Rättelile, suluseisu ei ole ja on 1-0. Artur Rättel 26. minutil viib siis FCI Tallinna lõpuks juhtima. Suurepärane sööt Pavel Tõõmovilt. Ja no vaatame korduses ka seda olukorda kindlasti, kuidas Artur Rättel selles situatsioonis suluseisu vältida suutis, igatahes värav loeb, kohtunikel pretensioone ei ole ja 1-0 on siis lõpuks mänguseis. Pavel Tõõmov, Nesterov, Haarin on nüüd võimalus ise sealt midagi välja võluda ja võlub söödu Artur Rättelile ja 2-0 on tõsiasi. Artur Rättel teise värava selles kohtumises siit kirja saab juba siin 3 minuti jooksul, ütleme siis nii. 29. minutil Artur Rättel siis 2-0 mänguseisuks teeb ja suurepärane eeltöö siin ka muidugi Jevgeni Haarinilt, kes siin suures plaanis ka meeskonnakaaslastelt tunnustavaid patsutusi teenib. Ja sööta Haarinile nüüd Dmitrivilt, Krulovilt senderdus ja seal on Nesterov, kes paneb palli väravasse 38. minutil seisuks 3-0. FCI-lt suurepärane rünnak taas Dima Krulovilt, väga head senderdus ja Kirill Nesterov ei ole küll selline suur koljat seal ees, aga oskab oma kohta valida ja saab siin Krulovilt ka väravasöödu andjalt kena patsutuse ja seisuks 3-0 nii-öelda tulu toovalt sinna ettepoole saata. Nestervilt suurepärane sööt sinna ja Tõõmov lööb neljanda ära. 43. minutil Pavel Tõõmov ja see oli seal Jevgeni Haarin isegi oli natukene pettunud, et ta ise seda väravat ei löönud, igatahes natukene võib-olla naljaga pooleks pettumust tema näos oli seal. Igatahes Pavel Tõõmov 43. minutil teeb seisuks 4-0 ja Infoneti edu on tõesti siin kindel ja Pärnakatel taas võimalus, pall kasti ja on siin võimalus Ander Paabutil ja Pärnu lööbki ühe tagasi 51. minutil. Ei tule siit puhtaid pabereid FCI kaitsemeestele, tuleb hoopis Ander Paabutile üks värav ja 4-1 mänguseis, vaata aga vaata. Väga kena pall sealt paremalt äärelt Karissalasse, kaitsed seal olukorras eksisid ja Andre Paab sellest mängust 3 punkti ihaldavad, aga Tomasjan lööb peale ja oi, kuidas paneb selle võrgu saisema Sergei Tomasjan. 56. minutil seisuks 5-1, vahetuses sekkunud Tomasjan siis tõesti 25 meetrit selle esimese hooga oli see löök kindlasti, eks kordust näeme täpselt kui palju seal ikkagi väravani ruumi oli, igatahes vägev löök Tomasjanilt ja suur skoore on olnud tegelikult veel. Kulinis lööb ja oi, kui ilusa värava siit lööb ja Albert Prosa lõpuks endale ka mõne resultatiivsuspunkti kirja saab, nii-öelda väravasööt tema esituses siin tuli ja väga ilus löök siin Aleksander Kuliniselt ka, kes on ka tegelikult päris mitu korda vastaste väravat juba. Sellist põhjust ei ole ka. Veel üks pall sinna Haarini suunas ja Haarin lööb palli väravasse, värav loeb. 91. minutil Jevgeni Haarin veel sellise punkti siia mängule paneb. Ja 7-1 siis lõppskooriks selles kohtumises jääb. Suurepärane selline maratonalik hüpe sinna, Maradona pani selle olukorra väravasse käega. Igatahes mäng ongi lõppenud 7-1, Infonet siis sellise suure võidu siit kirja saab. 6-0, 11-1 ja 7-1 on siis see 3 Infoneti ja Pärnu Vapruse mängu tulemused sel hooajal.